Tere, minu nimi on Meri-Kris Jaama. Ma olen andmeteadlane ja töötan ka DiHüppes tehnoloogia ja rakenduse strateegia teemadega. Ja täna olen siin selleks, et rääkida tehisintellekti olemusest, selle kasutamisest ja kõige lõpus viskan õhku ka paar praktilist ülesannet, millega kõik saaksid ise siis tehisintellekti võimekust proovile panna. Aga alustame algusest, et mis üldse on tehisintellekt ja mis on LLM. Tehisintellekt on selline väga suur üldine mõiste, mis käsitleb igasugu masina intelligentsust. See võib tähendada väga lihtsaid süsteeme ja algoritme, ilmaennustuse mudeleid ja kõik finantsmudeleid, kõike sinna sisse ka. Ja siis on selline asi nagu LLM, mis on siis suured keelemudelid, mis on just üks selline AI või siis tehisintellekti alamliik, mis tegeleb peamiselt tekstipõhiste mudelitega. Nii. Lähme edasi suurte küsimuste juurde. Kuidas tehisintellekt küll nii tark on? Ja peamine vastus sellele küsimusele on, et LLM-id või siis mida rahvakeelis me nimetamegi tehisintellektiks, on lihtsalt treenitud väga suurte andmemahtude peal, et seda võib võrrelda kui miljardite raamatute lugemist. Ja kui tahta täpsemalt uurida, et mida see lugemine tähendab, siis kõigepealt võetakse sisse need tekstiandmed. Tekst tükeldatakse ära väikesteks tokeniteks, siis need tokenid muudetakse vektoriteks, ehk siis vektor on selline numbriline tõlgendus tekstist, sest mudelid ja arvutid üleüldse ei tööta kunagi tekstiga otse. Alati toimub tõlgendamine siis tekstist numbriteks ja siis pärast alles see väljund, mis on ka number, tõlgitakse tekstist tagasi. Aga jah, kui meil on tokenid tõlgitud vektoriteks, siis järgmiseks proovib mudel ennustada järgmist tokenit. Siis seda ennustuse tulemust võrreldakse päris vastusega ja kui see vastus on vale, siis proovitakse mudeli parameetreid muutes, siis vastust uuesti õigemaks saada ja seda protsessi korratakse erinevate teksti osadega miljardeid kordi ja seepärast ongi nende AI-de või suurte keelemudelite loomine hästi kallis protsess, mida praegusel hetkel maailmas on siis neid kõige paremaid mudeleid loodud ainult mõned, nagu ChatGPT-s me oleme näinud või Geminis, et seda niimoodi iga arendaja oma koduarvutis või iga ettevõtte isegi ei saa seda teha, sest see tõesti maksumus võib olla sadades miljonites eurodes. Aga oluline asi, mida meelde jätta, on see, et mudel ei hoia seda teksti mälus, mida ta on siis läbi protsessinud. Mudel on lihtsalt ära õppinud sõnade vahelised seosed ja ennustab alati kõige tõenäolisemalt järgmist sõna. Kui nüüd küsida, et meil just tuli välja GPT-5, enne seda oli 4 ja siis oli 3, et iga mudel on nagu läinud targemaks, siis kui küsida, et aga mis siis teeb järgmise mudeli targemaks, siis vastus on 2 asja. Esiteks, targemad mudelid on protsessinud rohkem kvaliteetseid andmeid ja teiseks, neil mudelitel on rohkem parameetreid, mis tähendab, et nad suudavad endast talletada suuremat keerukust. Siis teine suur küsimus, et kuidas see tehisintellekt nii loll on. Eks ta on natuke naljaga küsitud, aga kui seltskondades arutada neid tehisintellekti asju, siis alati on keegi, kes ütleb, et mina proovisin ja sain mingi jama vastuse ja nüüd ma enam ei usalda ja enam ei proovi. Aga kuidas saab üks asi olla korraga nii tark ja loll, siis räägime sellest lolluse poolest. Ja põhiline põhjus on see, et
et need suured tekstimassiivid, mida see mudel on siis läbi töötanud ja õppinud neid mustreid, ei vasta tingimata tõele. Sest internetis ei ole ainult tõde, ka raamatutes ei ole ainult tõde. Et kui tehisintellekt oleks elanud keskajal, siis ta teaks, et päike keerleb ümber maakera, mitte vastupidi. Sest ta ei lähtu teadusest, ta lähtub kõige levinumatest tõdedest siis tekstiliste andmete sees. Ja üks selline oluline printsiip nagu kogu masinõppe või AI valdkonnas on see, et mida kehvem sisend, seda kehvem väljund. Sul võivad olla väga keerukad mudelid rohkete parameetritega, aga kui see sisendandmed sisaldavad ka palju näiteks väärinfot või neid on lihtsalt vähe, siis selle suure protsessimis- ja üldistusvõimega me ei suuda ikkagi jõuda tulemuseni, kus sellest mudelist saab midagi väärtuslikku inimesteni tulla. Ja teine põhjus, miks AI on, ta ei ole loll, aga ta on kindlasti veel pole jõudnud sinna tasemele, kuhu inimaju, et kui me võrdleme parameetreid näiteks sünapside arvuga, mis inimese ajus on, et sünaps on siis neuronite vahelised ühendused, mis on ka muutuvad, kui inimene õpib, siis see on ikkagi oluliselt, need parameetrite arv on oluliselt väiksem nendest sünapside arvust, et võib-olla kunagi jõuame sinna, aga see hetkel veel on inimaju mudel selle AI ülene. Palju räägitakse ka mudeli tuunimisest. Tuunimine tähendab mudeli täiendavat treenimist oma sihtandmetega, et muuta mudel spetsialiseerituks ja täpseks. See tähendab, et kui praegu näiteks me vaatame, et mudel teab Eesti ajaloost mingeid asju vähe või valesti, siis kui meil on väga suur korpus oma eestikeelseid või ajalugu käsitlevaid tekste, siis me võime seda mudelit edasi treenida, andes talle treeningmaterjalina need tekstid ja siis selle treenimise tulemusel ta võib neid parameetreid siis kohendada selleks, et selle näiteks Eesti ajaloo spetsiifilistes küsimustes töötaks see mudel paremini. Üks viis ka ja tunduvalt odavam viis tuunimiseks on hinnata mudeli väljundit. Võib-olla mõnedel on kogemus olnud, et kui te kasutate ChatGPT-d, siis vahepeal antakse sulle 2 erinevat vastust ja palutakse, et sa ütleksid, kumb on parem vastus. Et see on selline inimtagasisidega tuunimine. Mudel võtab selle tagasiside ja vastavalt sellele siis kohandab tulevikus oma vastuseid. Üks oluline termin tehisintellekti või siis kitsamalt keelemudelite kontekstis on RAG ehk otsingupõhine genereerimine. Ja mida see tähendab, on see, et mudel ei vasta mitte ainult selle oma andmete põhjal, mida ta on siis omastanud, vaid mina kasutajana võin talle anda lisaandmeid ette. Et näiteks praegu, kui on chatis või Geminis on võimalik üles laadida oma PDF ja küsida küsimusi selle kohta. Või kui tahta veel edasi arenenumat lähenemist, siis kui luua oma custom GPT-si või Gemme, siis võib näiteks ajalooõpetaja anda sisendina oma tundide materjali ja jagada seda Gemmi siis oma õpilastega ja olla suhteliselt veendunud, et see sisu, mida Gem õpilastele annab, kui ta näiteks
aitab õpilasi ette valmistada mingiks kontrolltööks, siis vastaks päriselt sellele, mida seal tunnis on õpetatud. Et see on hästi vägev tööriist, mis aitab just lahendada neid kohti, kus suured keelemudelid ei pruugi mingist kindlast kontekstist väga palju asju õigesti teada või hallutsineerivad, siis kui talle anda mingi sisu ette, siis ta võib väga hästi toime tulla erinevate ülesannetega. Nii, nüüd räägime natukene viibast. Ma ise tutvusin selle terminiga eile, et on viip ja võib öelda promptimise asemel ka viipamine. Et prompt on siis see asi või viip on see asi, mis me kirjutame sinna chati sisse selleks, et mingit teadmist sellelt LLM-ilt välja õngitseda. Aga tegelikult on päris oluline see ka, et kuidas me asju küsime. Lihtsate asjade kohta see väga oluline ei ole. Ma arvan, et me võime näiteks Prantsuse revolutsiooni aastat võid sa suurte kirjavigadega küsida ilma küsimärgita ja sa suhteliselt kindlalt saad selle õige aastaarvu sealt kätte. Aga kui on mingid keerulisemad ülesanded, siis on päris oluline ka see, et kuidas küsida selleks, et ülesanne saaks täidetud vastavalt ootusele. Nii, et esiteks, mida täpsem ja selgem instruktsioon, siis seda suurem tõenäosus on, et see ülesanne saab ka hästi lahendatud. Et näiteks võib kirjeldada samm-sammult, mida ta tegema peab, võib öelda, et palun mine võta sealt allikast see info. Ja et see on nagu, et kui sul on väga rumal töömees, siis võib selleks, et töö saab tehtud, vaja minna mitut täpsustust, enne kui ta selle töö ära teeb. Samal ajal väga tark mudel võib sellega kohe hakkama saada, aga see on ka selline testimise küsimus, millega saate katsetada mõnusalt. Teine väike nipp on selline, et kui sa lisad sellele oma prompti lisad rolli, siis ta oskab kuidagi suumida sellesse sisusse sisse paremini ja ka väljendada end nii, nagu selles rollis inimene ennast väljendaks. Näidete lisamine, näiteks kui mul on ootus saada mingis formaadis vastust või mingis pikkuses, siis kui ma näitan talle paar küsimust ette ja ootust, et nagu mis pikkusega need vastused on, siis on väga suur tõenäosus, et mudel oskab vastata samamoodi neid näiteid jälgides. Preemia ja ähvardus vastuse kvaliteedi mõjutamiseks. See on natukene naljakas, et selline asi toimib, aga oluline on siinkohal meenutada, et ega AI ei ole masin, AI on õppinud andmete põhjal, mis on inimeste loodud ja kui inimestele mõjub preemia või ähvardus töö kvaliteedi tõusmise mõjutamiseks, siis mõjutab see ka AI väljundit. Mittevastamise lubamine. AI on või tehisintellekti see chat on tihtipeale selline vastusemasin, mis tahab ainult sulle vastata, ka siis, kui ta tegelikult neid vastuseid ei tea, sest tema ju igal juhul leiab mingi sõna, mis kõige tõenäolisemalt peab järgmine olema. Et seda vältida, just et vältida siis hallutsinatsioone või valeinfo saamist nendelt tehisintellektidelt, selleks tuleks öelda talle täitsa otse, et väga okei on see, kui sa ei tea, lihtsalt ütle, et sa pole kindel. Ja sel juhul suureneb väga see tõenäosus, et ta ei hakka sulle väärinfot jagama. Struktureeritud väljund. Mina ise
tihtipeale kasutan tehisintellekti ka programmaatiliselt, mille puhul on väga oluline, et see väljund vastaks mingile struktuurile, et siis automaatsüsteemides seda kasutada. Võib-olla tavalises arutlevas chatis see ei ole nii oluline, aga kindlasti kui tahta näiteks kopeerida kuskile Excelisse seda tulemust, siis see väljundi formaat omab tähtsust ja võimaldab aega kokku hoida. Piiride seadmine, mida vältida, näiteks kui see TI on ühe korra juba eksinud mingi asja vastu, siis võib seal viibas täpsustada, et palun ära seda enam tee. Iteratiivne täpsustamine just, et iga kord, kui mingi tulemus tuleb, siis selle parendamiseks võib siis lisada detaile. Konteksti säilitamine, igal erineval mudelil on natukene erineva pikkusega selline konteksti aken, et kui palju ta mäletab eelmisest vestlusest. Ja igaks juhuks, kui on mingid väga olulised punktid, mida see tehisintellekt peaks mäletama selleks, et kvaliteetselt vastata, siis võib oma viibas üle täpsustada, et me oleme varem ju rääkinud sellest ja jõudnud juba nendele tulemusteni, nüüd seda teades, mis on järgmine samm. Et see, kui konteksti aken on väga pikk, siis võib-olla ei olegi seda alati vaja anda, aga kui tekib tunne, et aga kuidas ta nüüd jäi ketrama seda sama juttu, millest me juba rääkisime, siis tihtipeale on põhjus see, et tal on see mälust ära kadunud see eelmine vestlus. Mitu vaatenurka vastuses, just see, et saada siis erinevaid hinnanguid, sest AI on väga võimekas just kriitika andmises ja poolhinnangute andmises ka, et mitte ära sattuda mingisse väärtõesse. Selleks on see üks väga hea tehnika paluda mitut vaatenurka. Ja üks hea nipp, mida ma ise kasutan päris palju, on see, et ma palun tehisintellektil ise see viip või prompt luua. Et kui ma juba mitu korda näen, et vastus tuleb näiteks vale või kuidagi formaat on vale või midagi, siis ma ütlen, et ma tahan seda asja, vastused tulevad valed, palun loo mulle ise parem prompt. Näiteks nii Geminis kui chatis on ju see piltide loomise võimekus ka, et seal on eriti näha see, et kui ei viitsi ise kirjeldada väga pikalt paned, et tahaks, ma ei tea, koera metsas pilti, siis võib tulla selline väga lihtne ja mitte väga ilus pilt, aga kui paluda, et kuule, tee ise mulle palun see viip, et saada parim pilt koerast metsas, siis tuleb selline pikk detailidega viip, mida kasutades tuleb pilt palju ilusam. Nii, üks suur teema tehisintellekti juures, millest räägitakse, on see eesti keele oskus. Et peamine põhjus on see, et eesti keel on väga väike keel, et treeningandmeid võrreldes inglise keelega on väga vähe. Ja kui me enne rääkisime, et need mudelid õpivad mingeid mustreid, siis lihtsalt eesti keelest ei ole ta suuteline neid mustreid õppima, sest ta on nii vähe võrreldes inglisekeelsete andmetega. Ja eesti keeles on veel see morfoloogiline keerukus, mis tähendab, et see, kuna meil on käänded, pöörded, siis selleks, et tõesti õigesti tuvastada neid mustreid, oleks keele hulk või nende treeningandmete hulk peaks just olema oluliselt suurem. Ja siis üks oluline asi, mida meeles pidada, eriti kui tehisintellektiga suheldes saate imelikke vastuseid vahel, on see, et tihtipeale on nad ehitatud inglise keele baasil niimoodi, et kui sina esitad päringu, siis
see päring tõlgitakse kõigepealt inglise keelde, siis vastatakse inglise keeles ja siis see vastus tõlgitakse eesti keelde. Et see on selline klassikaline tõlkes kaduma läinud probleem, et kui vastuse saamise hetkel on juba toimunud mitmed tõlkimise voorud, siis sõnade tähendus võib olla kaduma läinud, sõnade järg võib tunduda ebaloomulik ja ise olen märganud küll selliseid imelikke keeleuuendusi, mida võib-olla meie ei tahaks näha oma keeles. Üks teema, millest tahaksin veel korraks rääkida, on tehisintellekti agent. Just sellepärast, et hiljuti tutvustas ka OpenAI oma ChatGPTs sellise funktsionaalsuse nagu agent mode. Ja korraks tahaks üle käia, et mis siis eristab agenti siis keelemudelist endast või sellest chatist. Ja põhiline erinevus on see, et agent täidab eesmärke iseseisvalt. Et kui chatis sul alati on sisend on tekst, väljund on tekst, pilt ka vahel, siis selle tekstiga ei juhtu midagi. Kui mina ise seda ei kopeeri kuskile või ei saada kellelegi või ei käitu sellest tekstist lähtuvalt. Aga agent peaks tegema ise asju ja näiteks agent võib olla selline tegelane, kes vaatab su emaile, sorteerib need ja siis genereerib vastused. Et seal on mitu selline automeeritud komponenti ja lisaks on veel see keelemudeli komponent, siis, kes ise teeks midagi. Üks agent, mingis mõttes agent, millega võite katsetada, on see, et praegustel chatidel on ikkagi ligipääs ka internetti, on ju. Et see, et kui see mudel läheb juba internetti ja teeb sealt midagi, otsib mingeid andmeid ja siis tagastab neid chatis, siis seda võib ka nimetada mingis mõttes agendiks, kuigi seda iseseisvus on natukene piiratud, sest lõpuks on see ikkagi kasutaja ülesanne selle infoga midagi peale hakata. Aga nüüd ma olengi nende teoreetiliste teemadega lõpule jõudnud ja siin lõpuks tahaks teiega jagada paari praktilist ülesannet, et kes juba kibelevad ise ka midagi proovima. Et esimene ülesanne on selline ei hallukatele ehk hallutsinatsioonidele, et kui me teame, et mudelid tihtipeale või mitte tihtipeale, vahel kipuvad mitte õigesti vastama, siis tegelikult näiteks neid viiba häid praktikaid kasutades on võimalik seda tõenäosust täitsa vähendada, et sealt mingit väärinformatsiooni tuleb. Et ma väga soovitan, et näiteks need 2 küsimust, et kes olid Uhti uhkesti laulutegelased või kes on luuletuse Tulipunane vihmavari autor, et proovida neid küsida chatist või Gemini'st ja vaadata, et mis vastus tuleb. Kui vastus tuleb vale, siis proovida muuta oma küsimise viisi niimoodi, et lõpuks oleks see vastus õige. Ja kui juhtub nii, et on mõlemad küsimused vastatud ka õigesti, siis proovige, kas te leiate mõne küsimuse, millega see keelemudel võiks ka eksida. Et Eesti kirjanduse küsimused on pahatihti sellised, kus see üldistusvõime viib meid hoopis valede autoriteni näiteks. Aga et võite ka, kes siis hetkel koos ühes ruumis on, võite koos tippida ja võrrelda tulemusi, sest üks tehisintellekti omadus on ka see, et vastused ei ole deterministlikud, mis tähendab, et erinevatel inimestel võib tulla täiesti erinevad vastused ka, isegi kui mudel on sama. Nii, teine ülesanne, mis ma teiega jagada tahaksin, on siis oma assistendi loomine
mis siis ma nimetan assistendiks siis custom GPT-d või Gemmi. Ja kuna praegu me räägime hästi palju siis ikkagi tehisintellektist ja haridusest ja mitte ainult meie ei räägi, vaid ka kogu maailm räägib selle mõjudest, tehakse väga palju uurimustöid, kirjutatakse arvamusartikleid, et kas poleks tore, kui meil oleks selline assistent, kes vaataks üle kõik viimased uurimused ja artiklid, koguks nad meile kokku, teeksid kokkuvõtteid ja siis jagaks meile infot. Et sellise assistendi loomise ülesanne soovitan ette võtta ja kui selline assistent juba toimib, siis võib proovida igasuguste erinevate teemade assistente samadel põhimõtetel luua. Ja kolmas ülesanne on oma agendi loomine. See on nüüd selline võib-olla natukene entusiastlikumatele tegijatele, sest tõesti ta sisaldab natukene programmaatilisi komponente või võib sisaldada, aga ma soovitan, et katsetage läbi kas või küsimist, et kui ma tahan omale sellist agenti, kes saadaks mulle igal reedel kõige uuemad uurimused sel teemal meilile, siis kuidas selle ehitamine üldse käib. Tehisintellektilt võib paluda täiesti, et ta samm-sammult seletaks, mida täpselt tegema peab. Kui selle protsessiga alustada, siis võib talt ka kõik takistused võib talle ette laduda, et ta neid siis lahendaks. Ja kui kõik hästi läheb, siis ongi teil selline äge abiline agent loodud. Ja ma loodan, et natukene selgem ka, et kui vägevaid asju saab sarnaste protsessidega teha, just et toetada oma igapäevatööd. Ja siinkohal mina lõpetan. Ma loodan, et tehisintellekti omadused said natukene selgemaks ja ma loodan, et on tekkinud ka rohkem põnevust ise katsetada tehisintellekti kasutamist.